nii hakkame õppima pähe ütlemiseks kui ka kirjutamiseks sellist teksti enda kohta. Kõik asjad oleme juba põhimõtteliselt vaadanud läbi siin ja seal, aga nüüd selline asi kokku siis. Bonjour, ehk siis tere. Je m'appelle, minu nimi on, paned siia oma nime. J'ai en, kui vana sa siis oled? Je suis né le. See oli nüüd see, kui me rääkisime sellest, millal sünnipäev on. Ma olen sündinud, le, see artikkel ja siis paned kuupäeva näiteks 5 janvier, 5 jaanuar, eks ole, 5 jaanuar ütleb prantslane. J'habite à Kuressaare. Ma elan Kuressaares, näiteks kui sa elad kuskil mujal, Kuressaare lähistel, siis sa paned selle koha nime, kus sina elad. C'est en Estonie, see on Eestis. Ja siis sa ütled oma rahvuse, je suis, kui sa oled poiss, siis sa ütled Estonia, kui sa oled tüdruk, siis sa ütled Estonienne ja meil on üks ukrainien ka siin. Nii, ja siis sa räägid natuke oma perest. Ma mère s'appelle, minu ema nimi on, paned oma ema nime. Mon père s'appelle, minu isa nimi on, paned oma isa nime. Ja siis räägid, mitu õdevenda sul on. Siin on näiteks siis kirjutatud j'ai, mul on un petit frère, üks väike vend, un grand frère, üks suur vend, või näiteks deux petits frères, kaks väikest venda, või deux grands frères, kaks suurt venda. Ja siis õdedega siin samamoodi une petite sœur, üks väike õde, une grande sœur, üks suur õde. Deux petites sœurs, kaks väikest õde, deux grandes sœurs. Nii, ja kaks suurt õde. Ja kui sul on siis näiteks üks väike vend ja üks suur õde, siis sa ütled kõigepealt ühe, j'ai un petit frère, siis paned vahele mis kirjutatakse et ja tähendab ja. Ja siis näiteks une grande sœur, üks suur õde. Ja siis sa ütled oma kooli kohta veel paar sõna. Mon collège s'appelle, minu põhikooli nimi on Kuressaare hariduse kool, seda ei ole vaja siis tõlkida. Ja j'étudie au 6e, õpin 6. klassis. J'aime, mulle meeldib, ja siis õppeaine, mis sulle meeldib. Näiteks meil oli siin pandud les maths, matemaatika. Je déteste, ma vihkan, kui sul on selline aine. Näiteks siin on pandud meil je déteste l'art, ma vihkan kunsti. Aga võid kasutada ükskõik milliseid nendest väljenditest, mis me siis meeldimise tabelis siis kirjutasime. Meil oli seal näiteks ka j'aime beaucoup, mulle väga meeldib, või je n'aime pas, mulle ei meeldi. Neid võid ka kasutada ja siis kommenteerid paari õppeainet niimoodi. Kolmapäevaks alustuseks me õpime pähe siis selle osa kuni ma mère, ehk siis kuni oma rahvuse ütlemiseni. Sellepärast on siin vahel selline kriipsukene. Nii et kolmapäevaks õpime siis kuni rahvuse ütlemiseni.